Ootaks süüa, mis sa tellisid? Kuule, ma tahtsin sulle tellida kuradi sinu lemmiktoitu, aga seda nii vara hommikul ei saanud. Mida? Nõmme kebaabi. Oi. Kuule, aga lööme käima ka mingi võrja. Meil peab varsti ära minema. Teil on ka kiire või? Meil on ka kiire. Kus sa sellega? Poole ühest on proov. Kuule, võta. Mille proov? Te olete proovinud juba kuradi nädal aega. Kuule, kas me räägime sellest ka, kuidas see üks vend diivanile kuses või tugitooli? Ei räägi, selge. Ta ei tahtnud, et me räägiks sellest, aga üks vend kuses tugitooli. Võta endale pult. Sealt? Kumb? Ükskõik. Selge. Liigu... Anna mulle ka, too mulle ka. Taatu, kuradi. Sul mingi lemmik meeskond on suures maailmas või? Okei, kus sul meeldib reisida? No Itaalias nii. Mis sul seal, mis lemmikkoht Itaalias on? Jalgpallist räägime või? Monza meeldib sulle, jah? Ei meeldi. Juventus meeldib. Juventus, kurat. Kellega Juventus mängib siis? Pole aimugi, jah. Vaatame ka. Mis selle saate siin toimub muidu? See ongi selline saate. Ma olen näinud, et süüakse. Ma olen mingi 4 korda ära öelnud. Naljaks on see, et sa nagu vaata... Ma ei tea, mida teha. Et süüakse, aga tegelikult me ei söö praegu, mis on jama. Bologna Juventus, Tadola Juventus või? Mul on suva. Mis nupud on üldse? No, mine siia poole. Mina või? Jah. Noolega või? Oota, anna oma pilti korra. No näed. Sa ei ole mänginud seda kunagi? Sellepärast ma ütlesingi, et ma ei tule siia saatelt, sest ma ei ole mänginud seda. Ma ei tea, mis. See ei ole ju Pleikar ju. On ju? On või? See on see uus. See on see uus Pleikar, jah. Mina mängisin Pleikarit viimati siis, kui kuradi te tegite Hiiu pubis laivi, noh. See on mingi 10 aastat tagasi. See oli päris ammu, jah. See oli päris huvitav laiv tegelikult. Mine otsi välja. See on YouTube'is üleval. Ma olen vaadanud seda. See on niimoodi, et... Minu kontserdile Kokler! Ja siis päevakas lihtsalt nagu tema osa tuleb ja siis ta teeb ainult suuga liigutusi. Niimoodi. See on väga lahe, see on lahe video. Meil on väga palju lahe. Vaata, just jooksis see video. Teil on palju lahedaid videosi või? Kus näidati meie vahet, aastal 2016 ja aastal 2024. See käib juba see saade meil või? Saade käib ammu juba, jah? Saade käib siis, kui sa tulid. Selle, mis sa rääkisid, sellel võtame vahelt välja. Vetsus käigu ka? Ja muidugi. Ei, vetsus käib peale. Vetsus käib sisse. See salajutt, mis sa rääkisid meile enne, see jääb, selle võtame ära. Kuidas sa oma töötajaid kohtled? Jah. Oo! Tere poisid, mul on teile... Markus tuli. Müsteri Kumb sa oled, Markus või see teine? Jaa, suur või väike. Suur või väike Markus. Ma nägin ühte neist eile. On jah? Siin on igasuguseid asju teile. Tervitas. Küsisid, kuidas on ka või? Ei, ma ei, mis ma tahan ikka räägin. Omavahelist mingisugust respekti või viisikusi ei vaata. Aitäh. Mulle toodi kingiks Porsche. Vaata kui hea. Kui hea värk. Opa. Üks siilike veel. Räägupesa. Või see Staap? Staap on. Mis see on? Ma ei tea. See on kana või? Vähemalt kunagi ta oli. No, jah. Ootla see kott ja pange see nende poole ikka. Mina ei reklaami seda kuradi mingit taksovärkis. No see ei ole kuigi hea. Oota, ma panen selle siia. Mis siit saab? Võta ise oma kuradi sponsor. Opa! Mis seal on? Kaekiiline. Või mis see on? Sellisest topsi. Pelmeene võtsid või? See on päris aus tops, kuhu kuradi burger panna ja. See on väga nutikas. Väga nutikas. Meil on kusjuures... Kuule, koer. Mis sa teed? Mis sa teed? Me oleme... Väga imelik asi on. Meil mingisugune prügikott ka juba on mõeldud või? Sellise toiduga saab Masterchefist edasi või? Mis asi? Kas see on soolane? Üsna, jah. Need muidugi on... Ebaharilik roog. Need muidugi on... Kas see on soolane? Ei. Pane siia poole. Nad isegi koer ei tunne huvi. Mis see on? See on... Kevadrulli moodi. Mingi taoline... Oba! Kas sa sööd muidu tihti sellist asja? See oligi... Kui sa nagu tellimust tegid, siis see oligi sinu valik nagu. Ei, ma ütlesin, et võtke mingit peenemat paska ka. Minu tellimus ei see. Et noh, et tehke nii, et oleks huvitav süüa. Ei, okei on. Noh, muidugi. Mitte see rull, ma mõtlen lihtsalt olla on okei. Rull on nõudne, jah. Kanna proovisid. Soovitan. 2 korda ära surnud kana. Nii, hakkame vaatama siis. Kuule, siin on ju kastnud ka ju. Mis asi see on? Lihtsalt majoneed.
paluks 3-kordne kogus maja. No nii. Ongi. On jah. Triple majones või? Ma tahan rääkida pärast selle inimesega, kes selle tellimuse peale tuli. Mis toimus tema sisemaailmas? Taylor Swifti kontserdil. No vot, siis võibki inimestega juhtuda siuke asi. Kas ma söön tihti räägupesa burgerit või? Või seda staabi burgerit või? Ma olen näinud seda vähemalt ühe Räägupesa kinni pannud või? Ei. Ma just sõin seal üks päev. Aga räägupesa on nagu, no ütleme staap versus räägupesa. Mis on sinu hinnang? Räägupesa tundub ikka veel kaltsum nagu. Staap tahab olema selline uhkem räägupesa. Teil on kõigil oliiv või need jalapeenod vahel või? Ma ei tea. Ma ei usu raisk. Mul on mingi 4-kordne kogus jalapeenod. Miks üldse siia jalapeenosist pannud? No, sest keegi käis Taylor Swifti kontserdil tundub. Meil on vaata sinuga isegi väike siuke nagu Facebooki romantika on mingi periood, kus me iga hetk, kui me sööme seda burgerit, siis me saadame pildi üksteisele. Aga räägust ma ei ole kunagi aru saanud. Liiga vänge või? Ma olen ühe korra räägust käinud. Siis ma tellisin ühe, ma ei teagi, mis ma seal valesti läks. Aga võib-olla ma tellisin nagu sellise... Ühesõnaga, sai oli eraldi. Pikk jutt lühidalt. See ei saanud olla küll kellegi teise süü, ma arvan. Sellist koju nagu või? Ei, ma tellin koha peal. Koha peal anti nagu nii, et burger kõik sai oli kõrval. Teise taldriku peal. Ma ei saanud aru, mis seal toimub. Kaua me mängime muidu? No mingi tunnikene võiks mängida. Kule, siis ma tellin süüa. See on ju nöökimine. No kule. Oota, aga miks siis jalapeno vaja? Ma ei saa sellest nagu... Ma ei ole kunagi sellist asja nagu kogenud. Ma ei ka. Siin nagu midagi läks valesti või? Kui sina rääksid kunagi vahva loo, kuidas te Hüriga käisite ja räägupesad? Ja. See niimoodi, et... Oka. Ma just ütlen, et meil oli ühtegi salvrätik. Või ise võttisin ka. Pühime kanaga siis. Oleme siis niimoodi. Terve osa. Koer, usu mind, sa ei taha seda süüa. Käisime räägupesas. 17-aastaselt äkki, 18-aastaselt. Saate huvides ikkagi 18-aastaselt. Ja Hürr... On paberit. Hürr... Okei. Kohe. Ühesõnaga. Natuke võtused. Uljad noored poisid linna pealt. Just 18 saanud. Just 18 saanud, just. Ja Hürr hakkas järjekorras, võib-olla kasutas mingisuguseid sõnu, mis ei olnud kõige sellised avalikus ruumis kõige õigemad. Tegelikult on nagu, selles mõttes, ma ei teagi, kas ma üldse mängin teiega midagi, kui ta niimoodi tuuakse süüa, nagu Gulagis oleks. Aga ma vabandasin müüa, ütles, et nüüd poiss, sa pead minema, et sa ei saagi süüa. Nagu selle kõnepruugi või? Jaa, just. Aga sõpra oli vaja kaitsta ja ma ütlesin, et tal on see Touretti sündroom. Ja müüjal koheselt tekkis empaatia. Ta hakkas vabandama, ütles, et jumala eest, et ma ei olegi kunagi näinud sellist inimest. Ma ütlesin, neid ongi Eestis väga vähe. Hürr selle peale muidugi kuulis seda, kui ma ütlesin, ja sai ainult indu juurde. Lõpuks ta lihtsalt käis ringi seal räägupesas ja karjus igasuguseid sündsuseid asju. Kuule! Ei! Vasta, mis nüüd? Et see oli väga, oli teistsugune õhtu. Tegelikult tahaks süüa, on ju? Mida? Ma saan aru, kogu eelarve läks kuradi Eurovisioonis nende pintsakute peale. Uhkeks mindud. Ei maksa minna uhkeks. Ei, siin on nagu... Kuule, aga meil on seda kuradi krediiti veel ju. On kohutav see. Meil on ju seda krediiti veel ju. Ei saatekülaline võib kinni ka maksta. Eks see Eesti värk ongi siuke, et tuled ja siis teelid ise sa saad platvormi praegu lihtsalt.
mis platvormi? Alati, kui kutsutakse kuskile ilma raadioles. Et siis saad platvormi. Ei, no meil on päris suur platvorm. Räägime suhetest ja sõprusest ja... Seksist ja... Mida meeldib oma ajale vabal ajal teha. Kõike muud peale... Räägupesa. Kõike muud peale... Tule ei, ma ei saa. Kuule, ma eelitan ühega veel ennast. Ega minu suu ei ole seinapragu. Ma küll nagu viisakuseks proovisin, aga... Ei no... Ma sain aru, sa oled tihe staabikülaline. Ei noh, see on ju, siin on ju mingisugune kägar tellimus tehtud. See ei ole ju tavaline staab. Staabis sa pead tellima selle tavalise maksi juustuga või selle tavalise juustuka või? Staabi maksi on super. Jaa. Super. Aga see on nagu mingi... Küüslaugu kastmes pelmeenid, super. Aga mis see on nagu? Ma ei tea. Ma sõin ta ära igales. Mina ei jaksanud. Jah. Mäletan kunagi Orm viskas mind oma restoranist välja. Ja siis... Läksime lilli koos ostma. Ja siis ta viis ka kohe staapi nagu turgutas staabis mind elule. See on nagu kanüüle. Siis või lihtsalt jah. Ai vii. See oli üks kohutavamaid õhtuid minu elus. Aga minu hea sõber Orm päästis. See maitseb nagu see kana, bussikana, vaata. Mis sa saad osta, vaata selle nagu food trucki moodi bussi pealt. Solnoki turul kunagi müüdi. Aga mis sa tellid? Mina või? Jah. Ma mõtlesin kotti. Kuule, see on super hea asi. See on hea odav ka. On ju. 4 midagi on see originaal. Lemon pepper tais, palun. Mis asi? Lemon pepper kintsut, palun. Kui nii saab. Tõsi ta on. Aga te hakkate juba mängima, ma saan aru. Kuule, aga teeme niimoodi, et... Tehke sooja korraks. Hakkame kuskilt pihta. Tehke sooja. Hakkame pihta. Oota, teeme siis niimoodi, et võtame kuradi selle Galatasaray Fenerbahce ja Orm tellib. Orm kutsuti saatlesse, et ta telliks süüa. Orm panustab, kumb võidab meist. Ja kui sa pihta panustad, siis saad 2 sotti panustamisraha endale. See on juba meie jutt. Vaata, see on juba huvitav. Ja kui sa paned mööda, siis saame meie 2 sotti panustamisraha endale. Kelle käest? Minu käest? Unibeti käest. Jaa. Minule meeldib teiste inimeste raha peale mängida. Siis nagu meist võidab sinu meelest. Aga mis mäng üldse on? Galatasaray. Ja Fenerbahce. Kumb sa tahad? No, ma olen kodumeeskond siis. Mina arvan, et Galatasaray võidab. Ei, oota. Ilusad vormid. Sa oled vaata nii labiilse närvisüsteemiga, et võib-olla nagu... Sa mängid hästi, ne? Ta mängib paremini kui sina või? Statistiliselt ma arvan, et ta võidab 10 mängust. Iga teise mängu. 10 mängust 6 kindlasti. Ma tahan ainult seda raha saada, ega mul siin tundeid mängus ei ole praegu. No. Siis ma olen sinu poolt. No nagu. Ära või alt siis meie supra. Mina olen meie poolt ja siis ma mängin nagu... Teeme seda... nagu huvitav panusvad. Teeme seda, mis oli see 2017 aasta ma Eurovisioonil panustasin meie vastu muidugi. Ühesõnaga oled rahades? Ei ole. Ei, no ma panustasin, et me ei saa poolfinaalist edasi. Niimoodi või? 3.25 oli koefitsient, ma arvasin, et see on liiga hea koefitsient. See oli ju Siililegi selge, et saate. Pigem oli no. Aga ta mõtles heitšid võitsid. Et kui ei saa, siis... Sellepärast sul see mikker ei töödanudki korraks selle. Kulge, pange kinni, venna mikker. Oota, aga palju see võita oleks võinud siis? No 3.25 oli koefitsient. Ja võid 15 € sinna peale või? Ei, ma panin vist mingisugune kuradi 25 või. Okei. Päris maha. Päris julm. Olid sul mingid plaanid ka, mis sa teed selle rahaga, kui sa... 80 €-ga. Ma läksin nagu ikkagi edasi saama, aga kui ei oleks edasi saanud, siis ma oleks vähemalt nagu mingit gin-tonikut saanud sealt Malmö linnast osta. 2 tükki. No midagi sellist. Aga korra mõtlesid ka, et nagu esimene noot on tulevad, paneks veits mööda vaata. Ei. Kuule. Nii heli ei saa kuidagi. Teeme ise hääli. Soome muusikat. Ai.
Meie hea sõber Hürr, kellest me juba rääkisime, ütles, et... Kellel tegelikult ei ole Tourette'i sündroomi. Kusjuures tal võib olla ju. Kes... diagnoositud. Kusjuures tal võib olla isegi. Ühesõnaga, ta kunagi ütles mulle, et Orm oleks saanud kuulsaks ükskõik mis alal, mille ta oleks valinud. Mis sul veel paagis oli? Ja kas see vastab tõele? Ma tahaks uskuda, et Hürr ütles, et ma saaks heaks ükstapuha, mis alal ma oleks valinud. Ma mäleta, kuidas ta ütles, aga... Ma loodan, et see on nii, sellepärast, et minu eesmärk ei ole olnud kunagi olla kellegi... Sisu oli see, et sa oleks saanud niikuinii märkiväärseks inimeseks. See on juba parem sõnastus. Sümpaatseks. Meeldejäävaks persooniks. Oma selle kuradi eriala legendiks. Et mis sul oli? Mingi Treial oli ka veel variant või kuidagi... Ja ma olin Treiali ja selle tüübi vahel, kes vaata neid traate paigaldavad nende murutraktorite jaoks. Mis võrra teevad? No traktor käib ju mööda traate, mis on pandud, vaata piirid on ette pandud. Et mul oli see, oli ka nagu käis korraks peast läbi. Mõtlesid, et see oli sinu kutsumus? Ja siis kolmas oli geenitehnoloogia. Ja siis ma viskasin kulli ja kirja jäi ikkagi see traadivend, aga ei jäänud sõelale, kui läksin katsetele. Ja siis oli viimane valik. Ja siis oli viimane valik, kas teen bändi või olen kokk, aga siis mõtlesin, et... Kurb. Kui Orm, sul on kellad vaikselt. See on punase. Aga ei saanud pennalt kahjuks. Oota, kuidas see kõik nüüd oli? Mis siin toimus? Vägivaldne oli mees, no. Oota, aga sa jalkat siis ei vaata väga või rohkem vormelimees ju? Ei, ma jalkat ei vaata üldse, jah. Ma käisin seal Tallinna derbil hot dog'e söömas hiljuti. Ja väga head hot dog'id olid. See on kulinaarne reis pigem, on ju? Väikest viisi küll. Ei, mulle nagu, ma kunagi ikkagi vaatasin jalkat, ma mängisin ise võttiga veits, aga... See oli väravaht, ei olnud? Jaa, olin küll. Aga jah, täna lihtsalt on see jäänud kuidagi... Vaata, kui sa ei tee seda ise ka enam, siis kuidagi... Ma ei tea, mul ei ole nagu... Jah, huvi on raugenud ajas. Ja ma isegi nagu nalasin Fifat mingi periood, aga see oli tõesti ka ligi 10 aastat tagasi, nii et ma olen lihtsalt nagu kuidagi on jalka minust kaugeks jäänud. Mitte see ei tähenda seda, et kui mingisugused sõbrad või tuttavad nagu mängivad või võistlevad või kui neil hästi läheb, et siis mul hea meel ei oleks, Mets näiteks ja süksed tüübid. Sõpru samas on ju jalgpalluri mitmed. Sul on üldse palju sportlastest sõpru, ma olen aru saanud. Et kust kuradi mingid... Mis seos sellega on? Ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, et mis seos sellega on. Aga kuidagi on nii... Kuidagi ta on nii läinud, jah. Et neid on oma jagu. Oota, ma teen ära 2 mintsi, ma tellin. Ma olen lihtsalt nii saamatu, ma ei suuda 2 asja korraga teha. Üllata ka. Koha, kus saab tellida kanatiibu ja kanaburgerit või? Kott oli. Jah, üllata mingi asjaga. Nagu mingi asjaga sealt. Telli midagi, mida ma ei telliks. Opa! Tavai, ma tellin siis midagi head. Ma tellin midagi head siis. Kuigi nüüd on nagu kõht juba veits täis. Kui aus olla. On, väga palju. Aga sööma peab ju. Siuke nagu rumal tunne ka oleks tellida jällegi või ma ei tea. Paneme staabis sama tellimusöö korra välja, vaata mis saab. Jah. Aga tellime nii, et kõik 3 tellivad korraga, täpselt sama tellimuse. Ja siis see tädi on seal köögis, vaatab, tšekid tulevad. Okei, nii, ma teen omas tempos. Mul ei ole kiire, ma teen omas tempos. Okei, mingid vennad teevad nalja, selge, no las siis teevad. Sa suudad seda? Margit, sa suudad seda? Jaa, Margit, sa suudad seda jälle. Aga staabil ka on mul lihtsalt see, ma arvan, see sümpaatia, et ma käisin seal kõrval koolis ja see oli ikkagi nagu
see oli terve lapsepõlve, alates esimesest klassist nagu sai seal seda juustuburgerit söödud niimoodi aeg-ajalt, et mingid asjad on, mingid kiiksud on, mis jäävad külge niimoodi. Mul on Siirusega täpselt sama asi. Ma elasin seal samas kõrval, vaata, ja kogu aeg nagu, ikkagi lapsena sööd, põhikooli vend, vaata, maksid, juustukat, kõike ja samamoodi. Praegu ka Tartu lähemalt on alati ühel päeval on alati Siiruse burgeri. Ma üks päev proovisin seda enda go-to orderit seal, milleks oli siis grillvorsti praed. Go-to orderit? Kus kohas? Mis sa räägid? Grillvorsti praad. Kuule, ma panen need ära. Lihtsalt visuaalesteetiliselt on see nagu tõsiselt rõlge, mis siit vastu vaata. Meil ei ole nagu väga... Teil ei ole nagu muid sponsoreid enam jäänud. Ega see ka varsti. No on siin oma võib. Majoneesi võib alles võtta lihtsalt siia niimoodi. Omaaž. Saad koju viia sulle? Omaaž kanadele. Mis enne? Jäätsi kokteil. Oli kunagi jäätsi kokteil. Näed, siin on see ka kõrvus, kui tahad. Näeb kuidagi selline... Aga selle Nõmme kebaabi... Loomimahlaga selles mõttes väga õige asi. Lapsepõlve trauma või kuidas sellega? Millega Nõmme kebaabiga või? See ei ole ju hea asi. Ei, ta on nagu, ta ei ole nagu kebaab. Kuule, mul on tegelikult päris, ma panen selle siia Bolti kotti tagasi. Kasutan seda nagu jäätmekäitlusvahendina. Et no lihtsalt koer vaata, sööb ära. Miks see siil seal selle pildi peal on? Seal kandis on palju siile. Ongi nii või? Jaa, on jah. See siilipeatus on ka seal kuskil? Ei, siilipeatus on mingi 5 peatust edasi. Aga võib-olla sellest inspireeritud küll, et paneks. Aga ei, tegelikult seal on hästi palju siile. Nagu ikkagi nagu, kui sa lõhtlati käid, siis nad krõbistavad selle aia juures ja see on muidugi. Ja politseinikutel on kohvi vist tasuta, kui ma ei eksi. Nii et... Tegelikult on hea värk. Tegelikult on soliidne. Ja mina olen selles mõttes seda usku. See ei ole isegi nagu teooria, see lihtsalt nii on. Kui sa vaatad nagu välisriikide, kellel on teataval määral mingisugune etniline taust, tugev taust köögil, siis nende tänavatoit tegelikult, vahet ei ole ükstapuha, mis riigis, Poolas on ju väga loll, jah. Aga point on selles, et need tüübid müüvad igal pool oma nagu asja. Eestis on see, et kui sa kasutad väljendit nagu tänavatoit, siis eeldatakse, et see on nagu mingisugused laetud friikad juustukastmega või takod või midagi sellist, mis, kuidas ma ütlen, ei ole üldse kuidagi meiega seotud. Ja nüüd hakkab minu teooria pihta. Tekib küsimus teile. Võtan saate üle totaalselt. Mis on 2 tänavatoitu, mille üle peaks olema Eestis uhked? Küüslaugu leivad. Ahah. Ja neid võiks lausa tänaval müüa, nagu kastanid. Kastanid. Need mandlid tähendab. Need, mis olde on samad on või? See mandel on ikkagi Eesti ajalooga käib. Ta ei ole tänavatoit, selles mõttes ei saa tuhta täis. Ma arvan, et küüslaugu leib kindlalt. Mingi kalapaska võiks tegelikult tänaval. Mingi heeringa lett võiks olla, ülikõva oleks. Ei või? Ei, ma ei tea, meil on arutlus praegu, ma ei... Siuke kaitseaset või ei või? Ei tohi. Ei, kui sa nii ütled. Ei no ma mõtlen nagu, et heeringa pull... Kadi Õglu on venna nimi või? Heeringa lett võiks see täitsa lahe asi, mis vanalinnas võiks olla. Samas, miks mitte siis juba väike verivorstilit? Heeringas Dior Maja. See on päris hea. Tegelikult on päris hea ju. Jaa, see on väga hea. Noh, Räime pasteeti. Verivorst oli kusjuures päris huvitav mõte. Verivorsti kuradi tänavatoidust, tead päris kõva ju. Mina lähen nagu primitiivsemat teed. Te lähete juba nagu päris edevaks asjaga. Kuule, kunagi oli see mingi... Selge. Lea vestlus oli vähemalt. Kunagi oli see täidetud kartul, vaata oli seal nimetabaari kõrval. See võis olla nagu täitsa Eesti. Ei, no see ei ole Eesti asi. See jacked potato ju. Püssirohu keldris. No ikkagi mingi asi, mis tuleb Peruust. Püssirohu keldris sai suppi, sai saia sees. Et nagu kauss oli sai. Et see võiks olla Eesti mingi asi. Kuna püssirohu keldris oli niimoodi, siis see võiks olla midagi meie oma. Minul on see kanabuss ikkagi. Šašlõkk.
kanabuss. Kanabuss on jumala teema. Grillkanabuss. Jah, just. Kanabuss ja teine on see rotiburger. Need on nagu 2 asja, mis tulid meile 92 aastaga. Kes see juhib? Viik või? Viik on jah. Viik jah. Aga see pingutus ka praegu või? Või tegelikult on ikkagi nii, et sa lõpuks saad kaela ja siis me saame selle 200 eurot krediiti mulle nagu ära anda, et sponsor oleks rahul või? Kuidas see värk käib? Sponsor igatpidi rahul. Okay. Sponsor on jah. Tehke lihtsalt midagi on sponsori panus. Brief sponsorilt on jah üldiselt, et lihtsalt tehke midagi. Meil oli Tommiga, kui me siin pokkerit mängisime, oli sarnane asi. Ma rääkisin, sõin kanatiibu taaskord ja rääkisin vana kooliõega juttu selles pokkeri chatis seal. Ta kuidagi sattus sinna peale. Tom mängis. Mina rääkisin enamus aja juttu. Hea lugu oli see. Pidid mängima või? Jaa, ikka pidin. Väga hullu. Kuule, kus me jäime? Väga hullu. Kus me jäime selle kuradi... Kanabuss ja burger oli. Mina pakkusin kanabuss ja burger. Sa kunagi tõid mulle? Ma tõin jääreisk jah. Ei, mulle see Nõmme grillkana meeldib. Ma söön seda mingi kord kvartalis, aga nagu selles mõttes ta nagu... Aga vaata, ta on nagu ehe asi, sa saad selle kätte, ta on nagu selles fooliumi sees, on ju. Ja just. Ainult sularahas loksed. Kuule, pirukad erinevad. No... Lihapirukad. Heeringaga ja... Ühesõnaga, me oleme tegelikult, kus ma tahtsin jõuda, on see, et me oleme leidnud juba nii palju asju, millel on tegelikult ka nagu mingi kultuuriline väärtus. Ja. Miks siis tehakse neid nagu putkasi, kes müüvad trühvli majoneesiga friikartuleid ja rebitud barbecue põrsa takosina. See on ju farss, see on täiesti. Ja nad ei oska seda teha mitte kunagi nii nagu Mehhikos või siis kus iganes, mis toidu nad valivad, on ju. Et saagem eurooplasteks, aga jäägem eestlasteks. Oli see lausa nii või? Midagi sellist. Aga praegu on ainult vastupidi. Mind õudselt häirib, kui on mingid takokohad, kes ei tee ise tortillasid. Mul on sama teema. Nagu see on kõige lihtsam asi selle tako tegemise juures, seda tortilla teha. Ja sa ei viitsi isegi seda teha. Jaa, aga see on vaatla arusaam sellest. Oota, mida sa teed praegu? Ma saan lõhki teha. Miks? Kõik on hästi. Kuule, ma võtan üle. Arvad, et sa aitab praegu? No usu mind, et aitab. Ma võin näidata, et aitab. Aga kokkulepe kehtib edasi, ma lihtsalt ütlen. Rahaline kokkulepe. Lihtsalt ma tulin nagu varumehena. Tuli varumehena sisse praegu. Sa teed vahetusi või? Jaa. Mille jaoks? Mina sain puldi. Miks? Ma võtan vahetuse üle. Aha, okei. Aga kihlvedu kehtib ikka. Arusaadav. Jaa. Tõsiselt ka. Räägi nupud üle. No nii. Aga ma mängu ajal õpin, no. Töö käigus. Praktika käigus, vaata. Sa ei hakka nagu teoorias. Aga mõtlesin, sa hakkasid majoneesi pautama nüüd. Ma ei oleks selles osas ka üllatud. Mis ta siin on siis? Toit tuleb ära süüa, no. Nii, võtame ringi. Jaa. Kunagi olevat sa mänginud ju. Oota, ma teen nii, et ma korraks lihtsalt oma seal poolel veeretan mingid asjad läbi. Ta peits vaibi sisse, no. Vahetas millega? Vaata, sellega võttis vist pealt. Kuule, ma pidin kõigepealt veeretama ju. Oota, millega ma vahetan? Kuidas see võimalik on? Millega ma vahetan mängijat? Sellega söödab, sellega lööb ja sellega vahetab. Okei. Ja sellega liigub. Okei, ja need ei midagi. Söödab ette vist on ju? See söödab läbi, jah? Jah. See senderdab ja siis see on kiirendus. Sain. No. Pikk pall ette. Ise järgi. Ahah. Miks nii magus on? Jäätsi kokteil või? Jäätsi kokteil, jah. Hea küsimus. Kuule vastad tõele, et sa töötasid kunagi DJ Mooliga kuskil kuradi urkas või? Raadisite neid tempura krevette ja... DJ Mooliga või? Oli või ei olnud? Ei, me selles mõttes me töötasime koos, aga ma konsulteerisin ühte restorani või aitasin neil menüüd teha ja muul töötas seal sel ajal. Aga sa töötasid Mooli nagu töös ka nägid või? No ta oli baarmen. Nad olid nii perisse. Kuidas siukest sitt oled, ma ei saa aru?
mul on üks vend puudu, kuidas ma mis vahet seal on, ma mängin seda asja üle 10 aastane. Täiesti perses. Talent, noh. Vendid süle vaata. Kuule, see nüüd täielik nali. Vend õppis praegu nupud ära. Vend vaatab kuradi kõik 4. liiga mängud ka ära, vaata selline strateeg. Joh, ei nii. Midagi ei ole teha, noh. Pool ööli valmistas ette praegu seda tänast. Strateegia laud jumala perses. Millega ta vaata sakutama hakkas? Ta sakutab selle X-iga ja ei anta mulle seda ka. Ja siis selle kuradi ruuduga ta libistab. Ai. X-iga, jah. No midagi sakutasin. Täitsa hädas. Oi. Nad on ühega, üks on veel varus, üks on varus veel. Palju mul aega on? Palju aega on? Ei ole väga. Peaks hoidma nüüd palli. Lihas mälust. Kusjuures oli hea, ma mõtlesin, et mingi asi oli siin see ka nagu. Väga haige, jah. Kui mõelda. No nii, ära lase nüüd. Hoiame. Ma saan 2 sotti, kui ma lasen. Oi, see oli küll kogemata praegu. Oli jah? Ja. See on iseenesest huvitav. Iga kord, kui me Hürriga jalgat vaatasime, keda üldse ei huvita jalgpall, ainuke kommentaar, mis ta tegi, oli siis, kui löödi kornerit, siis ta ütles alati kõva häälega sissepoole kerivalt. Kuule, siit tuleb veel. Võiks tulla ju. Ai, üritasin ära trikitada. Oi. See on tegelikult... Kui ta kaotaks, siis mees nagu... Või selles mõttes, et ta võidaks raha. Aga uhkus ei luba. Ei, uhkus ei luba. Mind on kasvatatud niimoodi. Pigem vaene, aga väärikas. Sama. Persese 200 €. Julged teha tunnistada. 200 € ei tee mind küll rikkamaks. Tee vist kedagi, jah. Aga see võit teeb. Võit teeb. Mina arvasin, et sa oskad mängida lihtsalt. Ei, no ma kunagi oskasin. Nagu on, sa oled nagu jätnud avalikkuses mulje, et sa mängid päris hästi Fifat, aga tuleb välja, et sa ei oska üldse mängida. Mis on omamoodi naljakas, nagu et siuke saade üldse on. Vaata, nagu tuli välja, et Joel Ostrad te ei oska süüa teha. Mida? Et Joel Ostrad te ei oska süüa teha. No näed, mis kõik välja tuleb siin saada. Avalikus kõik vaatab, et kurat nagu oskab, aga... Maskide langemise aeg. Keegi ei kontrolli, vaata midagi. Ongi läbi ju. Läbi sai, jah? Kuule, ma olin rohkem väravat kui sina. Päris hull tegelikult, kui nii mõelda. Tuleb, et sa ei oska ka mängida. Oi, kui hea. Mulle hakkas meeldima see värk. Palju, 2-2. Mulle hakkas... 2. Aga siis, ma ei tea, mina panustan või? No sa võitsid jah, selle panuse. Sain 4-2 kotti, võitsin panuse. Kelle vastu ma teen nüüd? Galatasaray võidab siis. Oota, aga Juventus pidin ma saama ju. No aga võtan Juventus, Jeesus Kristus. Paneme siis Galatasaray võidu peale. Lihtsalt tuimalt, jah? Jah. Ja mina tänan 200 € ja sõidame. Noh? Minu mäng siis ju? Jah. See on küll huvitav saade. Oota, mis sa tegid? Lähme tagasi. Kes kodus on? Mul on suva. Kes mängib? Juventus mängib ühes kohas. Juventus on võõrsil. No siis mine võõrsile. Ja kes on Juventuse... Bologna. Mis ma teen? Vajutan ringi. Pane lihtsalt kuradi X-i. Ma olengi kusel ära. Aitäh, et sa meid kõiki informeerisid sellel... See oli ikka ropp praegu, mida ma... Esimene mängija on saatest välja söödud. Napoli oleks ka muidugi pätikas. Vaata, kellega Napoli mängib. Muidugi võib selle Napoli mängu jätta ka nagu viimaseks mänguks. Tavai, ma jätan selle viimaseks. Teen Juvega nagu omaaži. Vaata koer, täitsa aires. Kusjuures see Napoli mäng on täna õhtul, nii et me seda ei saa mängida, kuna see saade läheb ka täna õhtul eetrisse. Aha. Teil on niimoodi, siuke süsteem siin või? Meil on nagu süsteem jah, et me mängime nagu neid mänge, mis on tulemas nädalavahetusel. Ehk siis... Juvel ongi mäng tulemas nädalavahetusel. Me mängimegi nagu päris mänge, nii-öelda. Päris lahe. Päris lahe. Mängib sensi rohkem. Ja, ma mõtlesin, et te lihtsalt käite sinna nagu mingi räägiti juttu nagu. Ja, suures plaanis on see, jah. Ja sööte söögikõlbmatut võtta.
Me proovime ikka külalise järgi alati valida. Ma ei oskagi midagi öelda selle kohta. Ei, tegelikult ikkagi, minu meelest ikkagi ei, mina olen, korralik rotiburger on mingis kohas õige asi. Muidugi on. Lihtsalt see ei ole nagu... Tõmbame laiali. Sa pead seda rotiburgerit austama sellisena nagu ta on. Mitte kuradi mõtlema välja asju. Sest see oli praegu... See oli praegu pahandus. Mis see slide tackle oli? See. See, jah. Okei. Sisenes Boldi vend. Tulevane Boldi vend. Sellise tempo juures küll, jah. Vaatame, kuidas meie maailma kuradi vallutusplaan jookseb. Viral 50 või? Aha. Mis toimub? Mida? Oot, ta ju peaks kolmnurgaga ette söötma. Miks see pall tal niimoodi jala küljes on, vaata? Äkki sa paned tuubutonit või? Oota, vaatame üle. Kus sa vaatad settings või? Kus too... Ma ei tea, jah. Vist küll, jah? Charts. One button on sul isegi praegu hetkel. Aha. Mis ma tegema pean? See on küll huvitav. Oleks sellega võinud ära tõmmata, oleks eriti piinlik olnud. Ainult tsendriga timmid ära. Oi. Mis? Langend, jah? No 9. läinud. Aga 9. me olime juba eile õhtul. Aga joost läheb ülespoole, vaata, noh. Vaata, joostil on äge lugu. Joost läks ikkagi kaameramehele kallale ka. Sa oleks pidanud selle salatikausi kaasa võtma, oleks ka 2 kesi olnud seal tipus. Mis puust mees on? Ei läinud ta kuhugi kallale. Ma ei teagi, mis see lõpus siis nagu, kas läks, seda ei olegi nagu lõpuks öelda. Kallale ei läinud, ähvardas. Ähvardas, jah? No see on hoopis teine asi. Täiesti suvaline asi. Ähvardada ikka või? Ma ei ole päris kindel, mis ta ütles. Üks vend on vähemalt selle nagu poliitkorrektse nagu suhtlusega omaks võtnud Eurovisiooniga. Ma ei ole päris kindel, mis ta ütles. Aga ma tahan, et kõigil oleks hästi ja... See on ikkagi armastuse pidu siin. Ja mina olen muusika poolt. Miks me peame pooli valima kogu aeg? Miks kogu aeg on vaja valida pooli? Kuule, mida sa teed? Kes on kes? Mina olen Juve. Ei, ma saan aru, aga mis värvi on nagu... Must. Juventus on must või? Just. Selge. Ui! Kuidas nüüd siin praegu jaotub, et kui Orm võidab, siis ta saab raha või? Jaa. Muidu ma ei saa üldse raha või? Lihtsalt tulin selle söögi pärast siia. Jah. Pidid ise tellima. See on küll päris... Oota, aga siis sa mängid minu vastu veel uuesti või? Ei, siis me peame kuidagi... Mis see 3. mäng meil tavaliselt on? Meie vastu. Jah. Veits on lappes see kuradi... Järvelaid käis ka siin või? Järvelaid käis ka, jah. Oli Vaiter või aeg või? Ei, ta ikka oli päris jutukas. Ta ikka rääkis juttu, jah. Ma ei tea, kuidas tal mängus läks või ei mälesta. Nägi mingi blondi venda telekas, siis oba mina. Vaatasid sarja hoopis. Kuule, Järvelaid nüüd on terve või? Jaa, Tervelaid on nüüd. Ongi nii või? Oot, sa mängu ka juba või? On mängulaid ka või? Mängulaid vist kohe varsti on äkki või? Päris äge ju. Väga äge. No ta nägi hullult vaeva ka ja nagu ma nägin kõrvalt kogu seda protsessi. Kuule, palju õnne Brendile ja... Brendile ja Anetile. Siin järjest tuleb uudiseid. Järjest tuleb. Maa tuleb täita lastega, kurat. Mina võtsin koera. Best I can do. Ega see umbes sama teema ongi, noh. Oi! Tutske pauk. Sa oled päris agressiivne selles mängus. Ma nägin, et sa siin nalja ei mõista, no. Ei ole mõtet tulla. Mütsiga lööma. Poolkõvalt. Kuule, aga sul on vaja uusi pitsakokkasid siis või? Ei ole. 2, jah? Äkki, kui keegi nagu tunneb kodus ennast, see staabimargit võib-olla. Mul on hästi nendega. Üldiselt mul on 2 asja, millest ma nagu ei viitsi avalikult rääkida. Üks on töö ja teine on olme. Nii et polegi muust rääkida. Kuidas kodus on? Eile helistas mulle mingi ajakirjanik. Nii. Küsis töö ja olme. Ei, ütles, et ma kuskilt kuulsin, et sulle, et sa ei viitsi väga tööst rääkida. Räägime tööst. Kõne algas nii, et tahaks kutsuda sind saatesse. Ma ütlesin, kuule, et ma ei viitsi oma eraelust rääkida, et ma ei taha sellest rääkida, see ei ole oluline. See on minu elu ja see on minu põhimõte. Ja siis ta ütles, okei. Et ma olen kuskilt kuulnud, et sa nagu tööst ei viitsi ka eriti rääkida.
Ütlesin, et no aga see vist teeb nagu asja siis üpris selgeks, et ma ei viitsigi nagu käia kuskil saadetes asjadest rääkimas, sest mul nagu ei ole huvi seda teha lihtsalt. Tõmba eest. Ja siis ta ütles, aga teeks nagu täiesti teist. Mis vahet seal, mina ei karda sul kossi panna. No las ta olla. Ja mul on tagasi. Sisse kerib. Ja sisse kerib. Ja siis ta ütles, ei no teeks hoopis midagi muud, nagu täiesti teistsuguse asja, et räägiks lihtsalt sellest, mis sulle vabal ajal meeldib teha ja millised su inimsuhted on. See on jumala teistsugune, ju. Ja ma kuulan seda kõike ja mõtlen, oota, kuidas ma tõrjusin, ma ei mäleta. Sellega. Parempoolse kant või? Sellega liigud ja sellega hüppad. Oota, ma teen korraks proovi. Nii. Ta nagu... Ma toimise? Jaa. Nägid? Midagi ei juhtud. Ei, ma vist ei vajutanud isegi nagu päris õigesti nüüd asju nagu. Ja mis diil ei siis? Nagu ikka tavaliselt mul jäävad need diilid, kui neid kutsutakse. Ma ütlesin, et ma ei tule ja kõik. Saad Piriti rannas kokku. Kurat, ma peakski ütlema neid asju kogu aeg. Kurat käin nagu... Ja minul on see teema, jah. Ma ütlen siin, et mul on manager kusjuures üks vend. Kohver on mu manager. Äkki sa räägid selle loo ära või? See on hea lugu. See on päris normaalne. See on väga hea lugu nagu tegelikult. Väga super lugu. Oli siis niimoodi, et... Ma ei tea, see... Olime Malmös. Olime Malmös. Terast saatis kirja sulle või helistada? Instagrami saatis kirja, jah. Okei. Terast DM-i Sormile. Et kuule, et tahaks ühte klippi sind võtta. Noor poiss siis, mitte vana. Ja siis Sorm suunas oma managerile ehk siis mulle. Mul kuradi juba mott kadunud, söök võiks tulla. See on mis see kell on? Kõne tuleb peale. Kuule suht lähedal. Ma ei tea, see nali oli nagu siis, kui see nali juhtus, oli nagu naljakas praegu räägid. Praegu sa ei oska nalja rääkida lihtsalt. Ei oska, jah. Selles ongi kogu see. Ei ole nagu nali ka otseselt. Sa tahad võib-olla suhteid hoida või? Poliitilisi suhteid? Ei taha, no absoluutselt. Mul ei ole vaja terasega mingeid suhteid hoida. See on ka karm, mida öelda. Ei no mis suhteid on mul vaja hoida endast Te ju andsite oma selle tantsu ka neile reklaamiks. Me ise pakkusime neile kusjuures seda tantsu, et äkki tahate, et... Tasuta. Meil on maru ja tants. Et see tants nüüd jah, et Malmösse läheb, et äkki võtate äkki teete ka väikse otsa. Et täitsa tasuta võite võtta ja teha, mis tahate selle tantsuga. Tehke oma versioon ja... Aga loo saatsite ka ikka või? Ja lugu nad ei tahtnud. Ma mõtlesin, et teete loo nagu kuidagi nagu mingi poliitilise sõnumiga. Loo saatsime instrumentaali, saatsime, et näed, pange kas või oma sõnad peale, tehke, palun tehke. Et tuleme Malmöst tagasi, laulame äkki ise peale, kui vaja on. Just. Ei taha ühtegi eurosenti ka selle eest. Ei taha muidugi. Õige, nii tulebki teha. Ja siis nad arvasid, et nad võtavad ainult tantsu. Jah. Et... Huvitav. Oleme ausad, me tahtsime ikkagi neile peale ka maksta võits. Hoppa! Pakkusime jah 200 euri, et... 2 sotti. See enne ei osad üldse mängida, kuidas sa nüüd niimoodi? See on tühme. Kuule, sõber. Nii. Meil kõigil on omad päevad. Seda küll. 3 juba. 3, jah? Jeesus Kristus. No üks oli Pennal ei ole põhimõtteliselt ära. 2 on. Ütleme, et 2. Aga mul on see kaitsetöö on minu jaoks hästi keeruline. Et ma ei saa aru, mida ma tegema pean. Proovi siis, kui sul on üks mees vähem ka kaitsema. Siis on hästi lihtne. Aga võib-olla see mäng näitab nagu eriti sinu selle taseme ära. Et kui ma mingi 7-1-0 saan, tähendab, siis on nagu... Okei, no sul üks mees vähem muidugi, jah. See on päris oluline asi. See on suht, määrav. Ma saan seda särgist sakutamist ikkagi harjutada nagu. Vot, ja siis nii oligi. Hea lugu jälle. Ei saanudki aru, kus see lugu algas. Keegi vaatab ka seda saadet. Kui sul on ikka uskumatu, et mõni loll ikka vaatab, jah? Mõni vaatab, jah. Ja nüüd jookseb õhtu lehesse. Ise vaatab. Ise ei viitsi vaadata nagu väga. Me peame ise vaata neid kuradi promoklippisid välja ütlema. See saade jookseb õhtulehes või? No ta jookseb nagu õhtulehes ja YouTube'is. Kus sul õhtulega suhted on? Mis mõttes? Ei suhtle nendega. Nagu kõikide ajakirjandusportaalidega ei suhtle. No kui sa tööst ja eraelust rääkida ei taha, siis ega seal ei jäägi väga palju. Seks ja olme, need 2 asja võiks eemale. Palun ärge mulle ka enam helistage ja kirjutage. Ma tegelikult ei viitsi rääkida. Ma lihtsalt nagu viisakusest räägin nende ajakirjanikuga, sest ma ei taha nagu olla türapea. Üldse ei taha rääkida. Aga ma tegelikult ei taha teiega rääkida. Ma võin, Irenega võin rääkida ja sellega asi enam ei piirudki. Oi. Pennal ju.
ostad mingi uue autoga varsti või? Mina või? Plaanis on, jah. Võtad Liitvarisse või? Teil on mingi pank ka sponsor või? Ei ole kusjuures. Lihtsalt, et kuidas nagu... Ma mõtlesin, et ma teen startupi, kaasan sinna raha ja siis selle ja millega startup tegelema hakkab? Mingit taksoteenust võiks pakkuda, see on popvärk. Ma olen kuulnud, et need toidukullari värk... Ma võin selle sama autoga pakkuda nagu üksi taksoteenust. Ja vahepeal unustan lihtsalt palju kaasata plaanid. Sul see Taycan on veel olemas või? Ei ole. Ma olen 2 vahel. No tegelikult 3 vahel. Oh jumal hoid. Õnneks tuleb normaalne söök varsti, siis ma olen jälle hea tujulne. Ma olen praegu ikkagi nagu päris täiesti. Jutt jääb seisma. Selle pealt tuli... Käed on rüppes. Mida ma siin teen? See on nagu see Eesti koondise värk. Peale 3. tuleb kass peale lihtsalt. Siis lähed hot dogi võtma. 3 vahel. Kas vana Defender? Vana Defender? Vana Defender. Okei. No niimoodi, et ümber ehitada automaatkastiga ja teha ta ikkagi nagu vaata luksiks lüüa. Resto mood või? No jah. Tavai. Siis kas uus Defender? Väga äge. Või 911. Ja seal on ka kombo 911 ja vana Defender. Või siis jätan selle 7-8 alles ja siis uus Defender. Koera pärast vaatan suuremat autot ka vaja, kuigi ta on mul seal väikse autos. Ta ei ole nagu liiga suur koer sul? Ei ole ja ta on seal põrandal ilusti ja kõik on rahu on majas. No ta läheb lihtsalt jämedamaks veits, aga ta nüüd väga suuremaks küll ei lähe. Ta on emane, vaat. Sul on isane ju? Isane. Mul ikka veits suurem. Isased ongi ligi 5 kilo suuremad. Päris hull tegelikult, kui nii mõelda. Kui nii mõelda, see on päris hull, jah. No jah. Et ma ei ole teisele poole jõudnudki, kus sellest 0 peale löök. No. Aga see selleks, et need on sellised nagu 2 sümpaatset autot mu jaoks ja... Uus Defu on väga äge. On küll, jah? Mulle väga meeldib. Tahaks süsimusta sükest nagu ilusat. Sul vana ei meeldi või? Ma arvan, et vanaga, kui lihtsalt ostan talle vana, siis sellega on liiga tüütu. Tüütu sõita, on ju? Tüütu sõita. Ta on lärmakas, ta on kuradi selline nagu... Vaata! Nägid, kuidas ma tõmbasin pikalt? Isegi kui sa ostad selle kuradi viimase 2016 tehti need vist veel, kus juures selle vana kerega. Ma arvan, osta isegi see, siis ta on nagu selline veoautona. Ja, aga vaata, kui sa ostad vana Defenderi, siis sa kohe näitad inimestele, et sa oled väga põnev tüüp. Sa lasid praegu mind nii kaugele või? Ei. Tegelikult. Päris lahe. Et 911 ja uue Defenderiga sa nagu ütled, et sa oled täiesti tavaline nendega. Aga vana Defender ütleb nagu kaugelt kohe ära, et siin roolis on üks õige põnev vana. Huvitav inimene. Kellega on väga põnev rääkida loodusest ja sul on kindlasti seal mingisugune kuradi käsitöö kirves või midagi. Kusjuures Eesti mängis Uus-Kaledoonia vastu. See kurat. Mis see seis jäi, ma ei mäleta. Aga see oli sõprusmäng ja minu meelest me kaotlesime. Oi, Gigatso. Ja siis paar päeva hiljem ma nägin telekas saadet, loodussaade, et Uus-Kaledoonia on viimane siis siukene nagu just kui arenenud kuhu ei ole valge inimene jõudnud? Ei, arenenud siis rahvus, kes kasutab veel kivikirvest. See oli minu meelest üli naljakas. Nagu eriti selle mängu tulemi nagu seisukohalt. Alati jalgpallireeglid teadsid või? Tüübid, piisavalt, et võita. Kasutavad kivikirvest, aga meil poisid tulid sealt Alpi laagrist ja ikka said tuppa. Ja võib-olla Mägimajast. Mägimajast, jah. Aivari sealt kadakate vahelt sahisesid välja. Mis me ikka siin Alpide vahel oleme? Jah, Aivaril on kõik ostetud ära juba. Palju Floral juba krunte on Eestis huvitav? Üht-teist on. Saari pidi olema. Saared ka või? Autopark on kindlasti mingi saar oli nende tüüpidel. Flora oma. Ja, aga nad müüsid vist ära selle saare. Mingi moment oli üks light kuulus üleni Florale. Tundub nagu poliitiliselt korrektne Florale, asi. Aga põhimõtteliselt sellele kuradi mingi haldus. Ja tehti treeninglaagrid selle? Ei usu hästi. Kuule, ma mõtlesin, et peaks Robinsonide saate tagasi tooma. Ahah.
Ma ei oskagi kuidagi praegu midagi öelda. Sinna see mõte sul nagu. Ma ei tea, peaks Kaupsiga rääkima. Mine kulline. Kuule päris hea. Mul vaata, siis kui ei oska veel seda pulti normaalselt käes hoida, siis sõrmed nagu äreval hetkel libisevad üle nuppudele. Kaupsiga rääkima, et Robinsonit tagasi tuua või? Sa oleks ise ka sinu saates? Ma oleks juhiks seda saat, ma oleks Eesti saatejuht. Enne oli Edaine Seti, nüüd oleks sina või? Emil Rutik oli. See midagi võiks nagu olla. See oli küll ammu, 2 aastat midagi, jah. Esimene hooaeg nad olid kuskil laiu peal, kuskil kuradi Hiiumaa külje all. Aga me käisime seal ju? Saates või? Ja siis castingul. Ja siis neile anti nagu selle 4 osalejat oli igas riigis. Nii. Ja siis stardipakett oli... mis ma tegin minu pall või? Anti 4 muna. Oli jah. Ja siis seal oli mingi vend nimega Rainer, kes sõi kohe esimesel päeval 4 muna. Aga need olid tema munad või olid nagu kõikide... Ei, see oli kogu satsi munad. Ja vend pani üksi nahka 4 muna. Nagu päevas 4 muna süüa. Vabal ajal isegi on kuradi nagu palju võitu. 2 muna võid korraga ikka ära süüa. 1 muna sõid ikka ära. Kamba peale. See ei jõua ja süüa keedumune nii palju. No 2 tööbki jõuad ikka ära. No okei, 2 jõuad, aga... 4 on ikka ränk. 4 on palju võitu, jah. See on Vene lipp on sellel väraval, vaata. See tulebki täis lüüa. On jagu selles. No jah, 5-0 on ikkagi siukene päris nagu... Aga me saime hea kogemuse ja selle pealt me läheme edasi. See on hea pinnas. Meil olid võtmemängijad olid küll puudu, seekord olid ühel vennal oli selle kasulapse sünnipäev. Macarena! Ja kui vaadata meie meeskonna kvaliteeti ja ma ei näeks, et oleks... Ei oleks pidanud rohkem tulema tegelikult, et mäng oli hea ja need pingutasid korralikult. Et asi ei ole treeneris, treeneri vahetust me hetkel ei kaalu. Ja me peame ka vastaseid vaatama, kelle vastu me mängime. Ja vastasmeeskonnal on ikkagi tugev individuaalse meisterlikkuse eelis. Just ükskord süüdistati seda ka, et vihma sadas. Minu meelest tuleks ära... Teistel ei sadanud siis vihma. Ma tahaks näha nagu sellist jalka kommenteerimist Eesti mängudel, kus ei tohi kasutada vastasmeeskonna puhul väljendit individuaalne meisterlikkus. Ei saagi midagi öelda rohkem kaitseks. Pole rohkem neid sõnu. Mis sa teed nüüd? Mängin mingi viimase minuti või? Ei, ma arvasin, mängin läbi. Ei, no kuule. Kui Jormi tahab, siis siit. Sa mängid edasi või? No jah. Jaa, aga ma ei loobunud vähemalt. Ma olen see vend, kes pannakse sisse, kes ei pea pessu minema pärast. Kui ennast pesema või? Jah. Et mängid 9 minti ja siis ei pea pessu minema. Ei, no osad vennad on siuksed, kes ei saa nagu... Ei saa higi lahti. Higi lahti ja ei pea pessu minema pärast. Nüüd teie mängite oma vahel või? Mängige teie oma vahel. Aga sa ei taha meie mõlema vastu mängida? Ma mängisin sinu vastu, ma lõin 2 ära. No jah, aga ma tahaks sulle küll mõne värava. Ma tahan süüa. Ma tahan ka süüa. No ma saan aru. Ja kaugel see söök on? Siin maja ees. Noh, aga tuleb toopsi üles. Ma annan siis, kui ta hakkab tooma, siis ma annan telefoni sinu kätte. Saad juhendada ta. No, jah. Kuidas me selle viimase mängu teeme siis? Ongi viimane mäng juba. Viimane mäng, jah. Palju kell on? Kell on 12:30. Proov käib praegu meil algas just. Mis tähendab? Viieka ja Pulubi proov. 12:30 pidi algama. Saab ju fano pealt panna. No ma mõtlen üldse, mida mul seal nagu nii väga proovida on. Ma ju tean neid laule. Mida üldse kellegi proovida on? Pulub peab proovima, nad mängivad pille. See on see sama asi, mis ma rääkisin siin alguses, et miks te käite seal proovis. Tegelikult. Ega ei ole vaja. Lähed kohale ja hakkad pihta, noh. Kuskilt hakkad arutama, jah? Jah. Kuule, aga hakkake pihta. Teeme nii. Teeme selle mängu ära. Jah. Teete nagu mängu ja siis ma võtan poole pealt üle jälle. No teeme. Teeme nii. Nii väga hea. Mille peal me kihla peame? Sest praegu said sina vist raha või? Nüüd teen mina. Kuule, teeks mingi siukse asja, et ma võidan nagu raha. Kuidagi. Kelle peale ma pean? Ma panen Priidu peale. No teeme nii, et viimase paluse ükskõik, mis saab sina teha. Siis on nagu õiglane, kõigil 200. Siis vaatame, mis piht läheb. Jaa. Mis meil siin? Sa võid mingit raha isegi nagu siin võita, kui hästi läheb. Kuidas? No, et kui sinu panus läheb pihta, siis sa saad nagu sealt mingit plekki. Väga hea. Ma paneme, et Juventus võidab selle mängu.
3,5 on juve kohe. 3 on juve kohe. 3-0-5. Mis siin toimub? Ma ei tea, juve vorm ei ole väga hea. Nagu välja esimest. Ma ei ole väga kursis ausalt öeldes Serie A tegemistega praegu. Okei, mis mäng meil veel on siis? Teeme siis Karoli mängu või? Teeme. Jaa. Kellega nad mängivad? Ei tea. Primetime televisioon on see. Pühapäeva õhtul kell 7. Ega kui ei oleks sõbrad, siis ei oleks ka tulnud. Olgem ausad. Oleks kirjutanud, et olen vannis, see päev ei saa tulla. Ega see nagu profiilile juurde midagi ei anna. Pigem ikka devalveerib seda. Eks enamus elust ongi selline 5 paad. Raske tööga välja teenitud maine laastamine. Ma arvan, et see nüüd nagu küll kellelgi vett peale ei tohiks tõmmata. Sama ta ütles Roberti kohta, kui Robert seal peol käis. Mis peol? See, kus ta lavale jäset heitas. Ma kirjutasin, miks seda oli vaja. Ei noh, ega see ei puuduta kuidagi otseselt ju kedagi, mis siin sai valesti. Mul tunne, et see on sul selline nagu universaalne vabandus kõigele. Ei no miks sa lased häireid ennast asjadest, mis ei puuduta otseselt sind? Aga kes ma olen? 5 paad. 5 paad, see või? Kuule, Vatter on endale ülilaheda siukse tribüüniga grilliterassi ehitanud. Või ta on pooleli praegu. Päris tuus. Kus tal on see? Koduaiad. Koduaias? Seal tuleb teha üks suurem istumine. Ma mõtlesin, ma ostan talt selle kuradi Otepää asja ära. Ta müüb seda või? Ei, ma ei tea, ma lihtsalt mõtlesin, et küsin, kas ta tahab müüa. Okei. No iseenesest pole paha. Kuule, sul tuli kõne. Mulle tuli kõne. Võta vastu. Pane valjuku peale. Pane valjuku peale. Hallo? Hello, it's small delivery. Okei, come up. 6th floor. 6th floor, turn left, press 84. Juba stressis, vaata. Nendel tüüpidel on alati see teema. Nagu teed justkui seda tööd, et nagu viid toitu kohale, aga kui pead tegema nagu selle toidu kohale viima, siis on mingi... You good? Yeah. Okay, ring 84 then and we'll see soon. You good? You good? You good? Super. Ma vahepeal tõmban seda soome kuradi inglise keelt, kui ma pean rääkima. Vormelisõiti inglise keel. Nii kui soomlastega saad kokku, vaata, siis hakkad rääkima seda kuradi soome inglise keelt. Kohe. Oi. Karol raisk. Vaata, vale seet. Ohkamine. Oi. Brita Filter on peasponsor minu satsile. 5 paadonil. Päris aus või? Kuule, kas kokad ka teevad featuring'e nagu need lauljad või? Nagu teiste kokkadega või? Jah. Ikka teevad, jah? Kogu aeg. Kellega sa tahaks teha? Ma ei tea, ma olen teinud igasuguste tüüpidega, erinevate Euroopa ässadega. Aga mis see tähendab täpsemalt? No, et tehakse ühisõhtusöök nagu. Üks toob tooraine ja... Ei, mitte nii, aga mõeldakse tishid, võetakse nagu, kas minnakse teise tüübi restasse või tema tuleb. Mida ma räägin teiega, te olete kuradi kasutu kari pudulojused. Räägin, või? Sa teed kuradi porgandid, ma teen sibulad või? Saate kokku kuskil. Vahetame nuge. Saate stuudios kokku. Vaata, vend enne sai selle, ma teadsin, et see salatikauss ei lähe tal meelest ära. Tüüp on 10 minutit vait olnud ja nüüd tuleb ära. Kuule, aga üks toob sibulad ja...
Ei, kuidas see käib? Üks teeb no ma üritan rääkida, sa ei lase rääkida, sa lihtsalt seletad vahele. No sa ei ole siiamaani rääkinud. No ma olen ju 3 korda hakanud rääkima, sa hakkad sibulatest mulle rääkima. Ole tasas. Nii küta, no. Ja no point on selles, et kas üks tüüp tuleb või teine läheb, kuule, sul on helistatud. Vend helistab. Vend helistab jälle või? No Jeesus küll, me ei saagi mängida seda mängu. Huvitav, kas need ka feature'id seovad? Bolt ja Volt. Yes. 6-4 and? Turn left and press 84. Noh, teeme feature'i, sa mine järgi. Volt Foodile. Veed, 2 veega. Me saame mängida? Muidugi mängida. Hei. Mul on kodus on remont ja täna tulid selle vannitoa kuradi dušikabiini klaasimõistjad. Nii. Ja siis ehitaja on mul nõssid midagi ära niimoodi, et mul hakkas kuradi uksekell lambadat mängima. Muidu lihtsalt tilises, vaata. Ja nüüd tuleb mingi lambada. Mis teema teil selle nagu taustamuusikaga on? Kus kinni või panna selle? Mina? Ei nagu... Teeme feature'i, kuule. Äkki paned kinni? Väga haige. Kui nii mõelda. Jälle majoneesi juurde, No mitte päris. Seekord mitte päris. Ma võtsin 2 burgerit, sest ma ei tea. Okay. Ma ei olnud kindel, kuidas teistel on siin. Ma ühesin ära juba, et nagu ma ei pretendeeri praegu. No väga hea. Siis on sinuga üks mulle vähem elus. Need tüübid nagu mõikavad, on ju? Soomlased ju. Ma ei tea, kes nad on, aga nad oskavad väga hästi seda... Noomas töötas see on. Ja ikkagi see hinnatase on neil mega. Kurat, noh, ei tule välja. Mis sul veel seal on? Toba. No, mis on? See on muu asi. Ranch. Hot või? Ei, nagu see. Miks nüüd selle kuradi staabi vahelt ka need? Ära krõbistada. Vaata, need on mingid ekstra tugevad. Ei ole. Ma arvan. Nii, okei, filter. Need on head või? Nii, filteringid. Mis see? Koka filteringid saaks kuulda. Koka featuringid või? Saadaks kokku? Saadakse kokku. Saadakse kokku ja tehakse õlu lahti. Keegi tahab sibula. Keegi tahab õlle ja keegi tahab sibulad ja... Lähed teise restorani. Tehakse eri õhtusöök. Üks tüüp teeb mingi 3-4 dishi, teine teeb sama palju ja siis need käigud varieeruvad. No seda ma rääksin. Haige inimene. Väga haige inimene. Väga haige inimene. Väga haige inimene. Seda ma rääkisin. Väga haige inimene. Tülikas inimene. On ju tüütu. On nagu siiak 2 seal. Kuule, võiksin saates kasutada võimalust ära Dr. Siiakut haipida. Ma tahaks teha väga. Nii. Novembrikuus. Dr. Siiak. Vaatame, mis ta Instagram on. Mingi kodukat ei ole või? drsiiak.com drsiiak.tr ja Siiak. Nii, avalik teadaanne kõigile vaatajatele. Silver Siiak, Instagrami kasutaja Silver Siiak. Palun kõik, kes seda näevad ja võtavad vaevaks.
kirjutage talle Instagrami sõnum, kust reitukaid osta saab kõikide kirjutajate vahel ja saatke mulle screenshot minu Instasse. Kõikide kirjutajate vahel läheb loosi 100-eurone minu restorani kinkekaart. Ja kui ta vastab teile, siis kirjutage lihtsalt sama küsimus uuesti. Kordan, Silver Siak Instagram. Tal on sükene valge arstikitlis pilt, kus see kaamera on seal. Siin, süke tüüp. Et 100-eurone kinkekaart, tõsiselt ka. Ja kust reitukaid osta saab, on küsimus, tuletan meelde. Victoria stiilist neid kuradi raaks! Jaa. Sa tahad teda saatesse kutsuda? Ma tahaks teha mingi nagu terviseri, jah? Mingi läbivaatuse või midagi. Saate ära. Kihlivad ka. Sekreedi siin. Kui suur on tõenäosus, et on arenev eesnäärme põletigi? 2 sotti selle peale. Super. Hea mõte, iseenesest. Väärt mõte. No täitsa pekkis. Ma ei saa üldse hakkama. Uskumatu veisk. Brita vennad. Mis maitsega see on muidu? Teravad. Aha. Tulised. Võrreldes staabikanaga on nagu sama. Ma ei taha nagu staabile, me ei taha talle halba üldse. Staab on ikkagi legendaarne. Sa kellelegi tahad halba? Mina või? Mis see tähendab? No sa ütled, staabile ei taha, aga kellelegi nagu tahaks või? Miks see võiks halba taha? Mõne koha võiks kinni panna tegelikult. Et kas mul on nagu inimesi, kes mulle ei meeldi või? Ei, kas sul on inimesi, see sportlik vaen või nagu? Ei. Selle asja nimi on konkurents ja need kohad lähevad ise kinni, kui nad on halvad. Jah, mulle ei, seda küll ei ole. Ma arvan, nagu restorani businessis on väga lihtne ja loogiline. Siit koht lähed kinni ja kõik. Jaa, üldiselt kipub ta nii olema. Või siis oled hea promomees ja siis ei lähe kinni. Ütled kõigile, et jube hea koht on. Just. Tegelikult jumala pask ju. Tegelikult jumala siit koht. Mul on mega hea koht. Hoopis teine asina. Oota, õhtuks olete valmis? Jaa. Juba läbi? Ei ole poole aegust. Sekkud ka või? Millesse? Mängu või? Kohe? Ma söön kana, kurat. Ma söön kana. No, mängi ei käi või? Ma tsenderdan siin oma vahel siis. Tüübi nimi on Stritsel või? Ma ei tea. On ju, päe tagasi. Mis vend see Stritsel oli? On jah. Kui see ei ole saksa vend, siis kes on? Jeesus. Kuule, see Kiko jäi ellu või? Ma ei teagi reisk. Opereeriti kõvasti vist poissi. Kurat, see vist 2 kuuli ühe kõhtu ühe rinda ja siis peaks vist nagu opereerima, jah? Oled valmis või? Jaa. Surmed jumala rasvased. Pole hullu. Libe, jah? Jaa, nime võitu. Burgerit, Priit. Ei tohi öelda nime. Ma vahet ei ole. Mis seal enam? Juba on. Ma võtan väikse plähvaka sult ka veel. Mille? Ei midagi. Mõtle, koer tahaks praegu pargis hullata ja... Jah, peab siin olema. Peab olema siin. Süüa ka ei anta. Süüa ei anta. Pärast läheme parki hullama. Väravahk ikka tule välja mulle sai. Väravahk kannab ikka näe. Stritsel. Uskumatu, no. Uskumatu, vend võtab kõik nurgad ära. Midagi ma alati nurkade mänge. Jumal hoidku. See on esimest korda elust, kui ma olen kaamera ees, nii et ma maksan ise peale. 32 eurot. Maksis siis see siin viibimine, mille eest ma olen proovinud laveerida mingi aasta aega. Ja lõpuks tulin siia. Vaata, milline kuradi maletaja üks vend on.
kui see mees ei kõlbaks peaministriks, siis ma enam Ma ei viitsi. Eesti parim peaministri kandidaat saab olla ju Kristen Michal. Sellest inimesest ei ole targemat inimest olemas. Arvad? Muidugi. Kingitus! Panin oma värava! Ainult orb võib siit päästa praegu. Mis asi see oli? Hakka päästma. Tahtsin võib-olla burgeri juurde ära saada. Mis burgerid on? Kanaga. Ei no aru saada väga. Vaata, kana täitsa. See on see originaal või? Ei, see on mingi hani mingi asi. Seda ei olegi proovinud. Aga ei ole tulnud küll, et seal mingi hani värk oleks. No pärast, mõtlen. Tea keres. See on huvitav liigus. No segame. Ahah, mina olen ja. Oi. No kohe näha, et individuaalse meisterlikkusega. Kas te saate nagu siia saatesse nagu mingid videoklippega sisse tuua või? Jah. Mul oleks üks palve nagu, et teil saate lõppu lihtsalt või siis täiesti suvalisse kohta keskele monteeriksite siukse video, mille leiab YouTube'ist nime alt Never Ending Sliding Tackle. Või siis nagu teeb videot uploadima, lihtsalt teete sellest nagu YouTube'i. Äkki saab sellise väikse split screen'i, kus ta all nagu jookseb. Ja see oleks väga hea. Või siis teine on Jaap Stam, Rebel Monster. Kõige kõvem oleks, kui ta meil taustaks jookses, sest meil on green screen. Seda küll, jah. Terve saate vältel. Me saame niimoodi? Et terve saate vältel on see, edaspidi saab või? No edaspidi ei tule enam naljakaid inimesi. Kõik inimesed on otsas. Nii on, jah. Nüüd on nii, et nad on eurokalt tulnud, siis kutsutakse siia ainult nagu mingid... Kääri on järgmine kord, jah? On ka või? Ei ole. Ma ei tea, miks ma seda nii suure elevusega ütlesin, täiesti suvade. Oi. No kuule! Kuule, kas Sorainen kirjutas sulle või? Milline? Samu. Mis ta tahtis? Ma ise kirjutasin aga mingi päev. 13.06 tulevad jälle Akseli ja see tüüp Ossi Eestisse. Ja siis teevad väljas grillimise eriosa. Võiks olla, nad tahtsid teha nii, et mina ja sina oleks jälle. Grilliks väljas on mingi grill place. Grillime ja siis õhtul on nagu overnighteriks jääb asi. Et jääme ööseks nagu Pärnusse. Ma saan aru sellest, see ongi selle asi mõte. Viimane kord nad rääkisid, kuidas nad seal võtsid mingi tüdruku ja siis üks toimetas, teine toitis pitsat sellele plikale. Või siuke jutt oli. Selge. Siit tuleb seal või? Eriti alandav ju. Sahin käib nina alt läbi. Kes võitma pidi, et ma raha saaks? Sina. Oota, ei, aga sa saad niikuinii raha. Me just andsin sulle, jah. See on lihtsalt nagu siuke... Et igaüks saab ühe panuse teha ikkagi. See on pretsedenditu. Kuule, sa ise oled kõhtul sinna Armini pullile või? Ma olen tööl seal ju. Sedasi? Üks vend ju lohises täna õue. Aga vaata, mulle meeldib see, et sa nagu võtad vastutuse ka. Muidugi. Ma olen väga resoluutne inimene. Ei ole see, et lohistad venna tänavale ja siis paned Facebooki kuulutuse, et kuule, kokka oleks vaja. Ma hindan neid inimesi, kes... Ei, Kegatso! Mina ei taha seda mängida, mulle ei meeldi see mäng. Mängi ise seda. Võtan vastu. Räägi. Kuule, minu pärast nad jäid hiljaks. Kus, mis? Mind kutsuti mingisugusesse jalgpallisaatesse ja siis telliti hästi palju halba toitu ja nagu... Siis hakkasid vihkama seda toitu ja siis teil läks pikemaks võtluseks. Ei, no me vaidleme praegu, kuidas kokad featuringi teevad, aga me oleme kohe lõpetanud. Te olete ikka veel seal või? No... Mina ütlesin, et täna võib-olla ei peakski tegema üldse reedel proovi, et Armini sünnal proovite. No... Ma tulen sinna, 15 minti läheb, ära mõelda. Hakka pihta. Esitati nooti praegu. Nii juba hakati kisama seal midagi. Kes see ehitas? Kes ehitas, mis oli? Meest on 12.30 proova hakkama. Noh, alustage.
supermäng. No tuleme, ära mõelda. Oota, mul on asi võimalus veel ümber pöörata. Nii. Ma ei tea, mis siin toimub. Mis siin toimub? Sul on vale pult üldse. Ma lootsin, et läheb asja. Sa ei tule proovi üldse? Ei, ma ei tule, jah. Ma ütlesin Eos juba, et ma ei tule. Mul on võimalik teha tulla. Tõsi, hops. Tule hops. Tule. Oma nii. Kui see mäng mängitud ei ole? On jah. Millal sul seda koeramanti vaja on? Mis see on koeramant? Täna õhtul. Kuule, sa ei taha, sa lähed proovi, jah? Ma olen proovi, jah. Mõtlesin, et oleks nüüd koertega parki minna hoopis. Ma täna terve päev kinni. On mingi soundcheck ka veel õhtul. Kell 4 on, jah? Midagi sellist, jah. Kuule, aga ta sul teeb trikke ka või? Tõnu või? Ei, Tõnu ei tee mingit trikke. Sinu oma. Ikka teeb mingid, jah? Aga basic'ud me ei ole viitsinud nagu. Vanad on? 3 äkki või? Istub ja lamab ja aga ta on nagu käib jalga vahelt. Ülienergiline ka või? Põhimõtteliselt on. Aga ta veits on selline hirmul. Häbelik. Hirmul, ta kardab mingit lärmi ja linna tänavaid ja... Näiteks praegu ajas platsile jalutama. Väga ei taha, noh. No saab minna, aga ta on ikkagi veits nagu sellist paanikas, vaata. Aga mingid metsad, kõik igasugused pargid, asjad nagu rand, meri, kõik need asjad on mega nagu. Okay. Karjatab ka või? Näksab kannast või? Karjatab küll, aga nagu kuidagi teistmoodi tal ei ole, vaata. Ta on instinkt, aga tal ei ole nagu mingit treeningut selles osas. Vahepeal ta inimesi nagu lihtsalt proovib karjatada, kui mingi grupp inimesi, vaata, siis nagu... Kohe lähme ära siit. Lähme minema, jah? Lähme ära. Lähme laiali. Oi! Ja Never Ending Sliding Tackle by Sol Campbell. Lõppu, palun. Soovi video. Ja, soovi video. Sa saad panustada? Mina või? Ja aega. Mille peale ma panustama pean? No ma panen kindlasti kogu oma raha Pauli peale. Nii ta käib. Hea panus, ma arvan. Ma arvan, et see on okei panus. Okay. Palju ma võita võin? Midagi võid, jah. Aitäh teile! Aitäh tulemast! Aitäh! Oli väga maitsev söök. Eriti see teine käik sellest.